tere tulemast tänasesse uude vlogi. On käes laupäev. Ma ei tea, mis kuupäev on, aga see on järgmine päev sellest eelmisest vlogist. Ehk siis nädalavahetus on käes. Magasime mingi 9:30 ja tegin kiire hommikusöögi ehk tegin muna. Ja nüüd ma olen ennast ära meikinud, sest mind ootab väga palju filmimist. Ja ma loodan, et ma jõuan kogu selle valge aja produktiivselt ära kasutada ja kõik oma filmimised ära teha. Ja õhtupoole ma lähen Emajõega sööma, nii et väga põnev. Ootan seda juba, aga seniks ma pean lihtsalt mega tubli olema. Mul on siis kavas 3 asja, mis on vaja filmida. Weekendi videod, siis üks koostöö selle massaažipüstoliga ja siis Beliefile teha UGC sisu. Aga mõtlesin täna, et issand, kui hea oleks, kui oleks juba nii, et peale tööd on ka valge aeg, et sa jõuad vähemalt midagi teha nendel tööpäeva õhtutel ka, sest eriti filmimisega minu meelest on see, et sul on ikkagi vaja seda päevavalgust, kui sa just ei tee mingit sükest vlogi või asja. Et võib-olla kui sul on väga hästi üles sätitud mingi oma, ma ei tea, valgustus ja mingi, ma ei tea, kodu väike stuudio, et siis saaks ka nagu pimedal ajal teha neid asju, aga ma isiklikult tunnen, et meil ei ole siin hea valgus, kui on pime ja siis see valge aeg on ainuke aeg, kui saab filmida ja siis peabki kõik asjad nädalavahetusel tegema. Et jah, praegu sellest see talv on selline, nagu ta on, aga saame tehtud ja jah, see on tänane suur plaan, aga mõtlesin, kuna ma ei ole vloginud nüüd mitut nädalavahetust vist, siis ma arvan, et seekord tuleb ikkagi tore nädalavahetus, lihtsalt alustame siuksel töisel noodil ja muidu on nii tore, et nagu nii palju lund on, lihtsalt aina sajab juurde. Aga lähme teeme siis need weekendi pakid lahti, mis ma autost ära tein. Ma arvan, et ma alustan sellest, sest see on nagu mingis mõttes kõige lihtsam. Mul on need ideed välja kirjutatud ja lihtsalt teen need videod järjest ära. Siis võtan ette koostöö asjad ja siis Beliefi asjad, sest seal mul midagi juba on tehtud. Ja jah, tundub nagu hea plaan. Ma iga kord muidugi natuke imestan, kuidas see aeg läheb filmides nii kiiresti. See on nagu, see filmimine isegi ei võta nii kaua aega, aga kõik see asjade valmis sättimine, õige nurga leidmine, see on see, mis teeb kogu selle protsessi nii pikaks. Ja muidugi ma avastasin enne filmima hakkamist, et mul on 2 pakki ikka veel pakiautomaadis ja ma pidin need ära tooma, sest muidu mul oleks asjad puudu olnud. Aga mul on siin weekendis siis üks jalanõude video ja ma ei tea, ma olen väga rahul ise nende valikutega ja ma tahaks täiega kõiki neid asju endale jätta. Sest näiteks sellised klassikalised pruunid saapad ja üldse pika säärega saapad, mul on mingi mega vanad H&M-i omad. Need on hästi paksud ja soojad, ehk siis nagu rohkem talveks. Aga mis on üliäge trend minu meelest, on sellised slip-on jalanõud, mida weekendis on päris palju. Ja näiteks sellised tummi omad. Ja proovisin ka neid, ülimugavad ja tundub nagu nii hea, et viskad lihtsalt jalga, kas või mingi kodus, ma ei tea, lihtsalt jalutamiseks või kuidagi, ma kujutan ette, kui siin läheb soojaks ja mõnusaks, siis sellised jalanõud kuluvad täiega ära. Nii et täiega mõtlen ise praegu nende jalanõude peale, sest need on nii kerged. Need on Palladiumi omad. Ja ülituusad näevad minu meelest välja. Ja teine asi, mida ma väga tahaks, on sellised igapäevased nagu madala kontsaga kingad. Ja need tunduvad lihtsalt nii mugavad. Ja kuna mu eesmärk ikka see aasta on natukene rohkem, ma ei tea, just sellist igapäevariietust naiselikumaks teha, et kui ma käin kontoris, siis ma tunneks ennast nagu hästi ja siis mul võiks olla tegelikult mingid sellised kingad
mida nagu lihtsalt paned jalga ja sa ei tunne, et issand, mul on nii ebamugav, sest mul on mingid kõrged kontsad jalas, aga ikkagi nii palju efekti annab juurde see, kui sul on kingad, nii et jah, ma pärast proovin neid ka. Aga nüüd lähme järgmise osa juurde, miks on outfiti videod. Päike tuleb välja kuskilt ja Weekendi asjad said tehtud. Ma jäin väga rahule tänaste videodega, kuidagi, ma ei tea, sellised nagu ägedad outfitid tulid ja ma tegin mingeid erinevaid videosid. Nii et hoidke Weekendit TikTokil silma peal. Ma ei tea, millal need üles lähevad, aga äge, et ma saan nagu siukest asja ikkagi tööna teha, mingi kombineerin siin outfite ja igast värki, aga vahepeal tegin ühe Beliefi asja ära. Jah, issand kui tore. Päike on väljas, kell on mingi 2:30 ja mul on varsti juba filmitud. Siis on alati meil lihtsalt suur segadus. Härra tegi süüa mulle. Oi, kui nunnu. Mis meil on, mingi tuunikala sandwich või? Nice. Nii ilus päike oli vahepeal ja praegu hakkab päike loojuma või tegelikult on juba loojunud, et siuke viimane kuma mingit valgust paistab seal. Aga kell hakkab nüüd 5 saama, ma sain kõik oma asjad filmitud, mis on nii hea tunne, sest tegelikult need produktiivsed päevad on väga toredad ja ma ise tundsin, et ma jäin täna väga rahule sellega, mis ma tegin, siis ma juba ootan, et neid asju kokku hakata panema, sest jah, filmimine on alati nagu üks osa, aga see kokkulõikamine ja editimine on see, mis võtab rohkem aega. Ja ehk siis varsti jõuan selleni ka, aga nüüd peaks mu ema ja õde varsti jõudma. Okei, tegelikult nad alles hakkavad linnas sõitma, aga siis me saame kokku ja lähme kohvikusse, lihtsalt kuna mu ema on üle pika ja Tallinnas, siis on hea võimalus kokku saada, jutustada ja natuke koos aega veeta. See on tänane teine plaan ja kohe kui nad ütlevad mulle, et ma võin liikuma hakata, siis võtan auto ja lähen kohvikusse. We both said some silly stuff. Kuidas siis ütleks? Käid siin. Suusatama pole jõudnud, aga tahaks minna küll. Vana, ma ütlesin, et ma nägin videot või pilti, et sa... Kui kuulsa on? Ma ei tea. Kui on hästi tehtud, siis need on head. Tagasi. Kell on mingi 8 läbi, et päris kaua istusime seal. Mingi 6, ei, poole 6 minu meelest me jõudsime juba sinna kohvikusse. Aga nii tore koht oli, et ma väga positiivselt üllatasin, et seal on nagu päris lai menüü ja minu meelest, ma tellisin ainult bataadifriikat, siis mul oli kõht suht täis. Aga need olid mega head ja nagu need Itaalia pitsad seal tundusid ka nii... Ma olen ühe korra sealt tellinud ja siis tegelikult oli väga hea pitsa. Et nii tore, et siin kodu lähedal on siuke üks väga hea koht, kus käia nagu söömas ja seal oli nii palju ruumi. Et väga positiivne kogemus ja väga tore oli mu õe ja emaga aega veeta. Ja selles suhtes nagu nii tänulik selle eest, et kuigi me näeme suht harva niimoodi kolmekesi, siis alati on nii tore, et me saame nagu absoluutselt kõigest rääkida ja siuke positiivne kogemus või positiivne vibe on alati, et selles suhtes oli nii mõnus õhtu ja nii tore, et nad viitsisid tulla siia minu huudi, et ikkagi minul see linna või igatepidi linna sõit nagu
edasi-tagasi on päris ajakulukas, aga armas, et nad viitsisid tulla ja eks siis võib-olla järgmine kord saal minna jälle linna minna. Aga nüüd ma võib-olla lähen teen tiiru saunas, sest Marko käis saunas ja jah, pean vaikselt valmistuma homseks hommikuks ja mõtlema, mis kell ma ärkan ja nii edasi, sest homme ootab meid jooksmine. Aga tänase õhtu ma arvan, teen oma vlogi valmis ja lihtsalt chillin, olen ja näeme juba pühapäeval. Käes on pühapäev, õues on nii ilus päikseline ilm, aga nii külm. Piils laikab -18 ja tuleb vist selle talve siiamaani kõige külmem jooks ja mul on täna 12 kilomeetrit. Ehk siis päris korralik väljakutse saab see olema. Aga ma lähen täna koos ühe teise tüdrukuga jooksma ja see on Kristini, kellega ma käisin kunagi sünnipäeva photoshoot'il, mis oli väga tore ja kuna me elame nüüd samas kandis, siis saame koos jooksma minna. Nii et jah, lähme vaatame, kuidas meil läheb, sest tõesti ikka nii külm on, aga samas, et saaks selle ära tehtud. Käidud. Wow. Väga ekstreemne, 12 kilomeetrit. Aga nii mõnus oli, nagu esiteks, et päike paistis ja see, et nii külm on, tähendas seda, et lumi oli ülikõva ja oli nagu normaalne joosta üle pika aja, et talde käin mingi 10 korda all ringi ja sai täiega nautida seda jooksu ja väga tore oli selles mõttes kahekesi joosta ka, et kuidagi ma ei tea, miks mul on tekkinud see, et mul on nagu kellega koos joostes lihtsam seda rütmi leida, sest Markoga koos joostes on ka mul alati kuidagi lihtsam kui see, et ma üksinda käin ja siis kuidagi mul seda sammu tihedust on nagu raskem üksinda hoida. Aga jah, väga-väga mõnus. Et mul oli isegi päris normaalne see keskmine pulss, kuigi me jooksime. Ma ei mäleta, mis meil see keskmine tempo oli, mul sai kell tühjaks siis, kui mul oli 10,5 kilomeetrit. Ja siis mul oli veel 2,5 jäänud, nii et kokku mul tuligi mingi 13 kilomeetrit vist peaaegu, aga jah, mul sai kell tühjaks, nii et täpselt ei teagi. Olen saanud mingi üle 1,5 tunni õues olla, nautida päikest ja ma tean, et terve pühapäev on veel ees ja selline pühapäev, et kuidagi väga ootan kõike tegevusi, isegi koristamist ja kõik oma videode kokkupanemist, kõik on kuidagi, kõik tundub nii tore praegu ja praegu ma ruttu käin pesus ära, panen ennast valmis, siis me lähme teeme väikse linnatiirust, me pidime lõunale minema Vapianosse ja siis vaatame, kuidas me täpselt teeme, kas me üldse täna lähme ujuma ka või vaatab seda asja jooksvalt, aga hea algus päeval on tehtud. Ja jälle me oleme kodus tagasi. Käisime oma lõunadeitil ära ja kuskil mujal vist väga ei käinudki mingis matkapoes korraks. Toidupoes käisime ära ja ehituspoes käisime, valisime endale selle õliviimestlusvärvi välja, mida me siis sinna vannitoa kapile tahame ja ostsime lambipirni. Ma panin nüüd siia Marko poolele ka selle lambi. Miks siin ei jää niimoodi, et praegu lihtsalt panin selle lambi vähemalt ära. Aga mul tuli nüüd veits väsimus peale sellest suurest jooksmisest ja linnas käimisest. Aga päris palju asju vaja siin kokku panna ja koristada ja õnneks nagu, kuna me 2 õhtut ma olen põhimõtteliselt nagu väljas söömas käinud, siis meil on
mingi varem tehtud õhtusöök kapis olemas. Ülihea, kui ei pea pühapäeval selle peale mõtlema. Nii et jah, vaatame, kuidas see tänane päev kujuneb, aga kell on nüüd juba 4, et õhtu hakkab kohale jõudma. Ja praegune prioriteet on natuke koristada. Ja vaatame, kas me läheme jalutama. Tere hommikust, kätte on jõudnud esmaspäev ja trennis on käidud, ma lähen nüüd kontorisse. Eile õhtuks ma olin nii väsinud, et mul reaalselt oli siuke tunne, nagu ma oleks haigeks jäänud. Kuidagi täiesti mingi klõps käis ära ja ma olin täiesti läbi omadega. Nii et ma lihtsalt üritasin midagi teha telefonis ja niimoodi see õhtukene läks, et sai vähemalt jõudsin oma lõuna ja hommikusöögi kaasa teha. See oli nagu väga suur pingutus. Aga täna siis kontoripäev ja õhtul on meil veel üks klientidele üritus, mis on Nööpi kontsert ja kuna minu üks klient, nagu otsene klient on ka seal, siis ma lähen ka sinna. Nii et väga pikk esmaspäev, aga samas on hea, kui nädala algus on selline hästi tegus, siis saab nagu hea rütmi käima. Aga kõigepealt ma teen ühe voiceoveri siin autos ära, sest seda on veits imelik kontoris teha. Ja siis kontorisse, ma tahan juba kohvi, ma tahan juba oma hommikusööki. Ma tegin seda vairalit kreeka jogurti ja küpsise kooki. Aga ma panin sinna kreeka jogurtisse mingit magustajat ka, sest minu meelest muidu see on lihtsalt nii hapu, see kreeka jogurt. Et ma väga ootan, et seda süüa ja vaatame, mis energia siis päeva lõpuks on. Just kids, so what the fuck? Who gave us the keys? We're gonna fuck this up. We're just kids in a monster truck. No nii meie õhtused autojutuminutid, sest ilmselgelt on päev läbi saanud. Kell on 8 läbi ja meil just lõppes siis see klientide üritus ja see oli siis Nööpi akustiline kontsert. Oh my god, nagu minul oli siis ainult üks klient, keda ma ei suutnudki kahjuks tuvastada, sellepärast et see inimene, kellega ma muidu olen suhelnud, ei saanud tulla ja ma isegi ei teadnud, milline tasendaja välja näeb, nii et selles suhtes jah, ma ei saanud väga mingeldada seal, aga see kontsert oli lihtsalt ületas kõiki muutused, see oli nii mõnus ja ma isegi mõelnud selle peale, et see tuleb akustiline kontsert, aga kui ma nägin, et see tuleb, siis ma olin mingi yes, sest mulle väga meeldivad akustilised kontserdid, kui inimesed oskavad seda teha ja kui nad oskavad laivis laulda ja see oli nagu mega. Need kohad, kus nad lihtsalt mängisid muusikat, nagu kitarr, nagu basskitarr ja klaver. Ja see oli lihtsalt nii hea. Sorry, ma mingi vahetan jalanusid, sest mul olid kontsaga saapad jalas ja ma pean koju sõitma pika teeni, et ma panin oma mõnusad sossud saapad jalga. Aga mega impressed. Et ma ei ole nagu, selles mõttes ma ei kuula Nööpi niisama, aga ikkagi mõned lood on mega head ja lihtsalt see, kui artist oskab laivis esineda ja nagu, ma ei tea, see oli nii mõnus ja lihtsalt see muusika ise on siuke, mida ma võiks vabalt peale panna. Aga jah, pikk päev, esmaspäev on selja taga. Jah, siuke orav rattas tunne on natukene, aga pole hullu. Ma arvan, et ma räägin teiega jälle homme, sellepärast, et mul on vaja kodus veel koostööasjad valmis teha ja siis magama, siis on uus päev ja läheb edasi, nii et näeme teiega homme. Väga mõnus oli tegelikult, et selline tegus esmaspäev, trenni, tööle, siis siuke tore üritus õhtusse, et tegelikult sellised asjad
teevadki nagu elu põnevamaks ja nagu ikkagi annavad mingit energiat ja sihukest asja juurde, kuigi sa hommikul võib-olla mõtled, et issand jumal, mul on nii uni, ma ei taha täna mitte midagi, ma ei taha mitte kuskile minna, siis noh, päeva lõpuks on tegelikult ikkagi hea olla ja tore, et sai käidud ja nähtud ja nii edasi. Aga näeme homme. Üllataval kombel olen ma täna kodus, kuigi tavaliselt kolmapäeviti ma käin alati ikkagi linnas treenis ja kontoris. Aga kuna täna õhtul on mul üks üritus, siis ma mõtlesin, et mul ei ole mõtet sõita hommikul linna. Ja siis kuna ma tahan kodus sättida, siis ma peaks tulema koju ja õhtul uuesti nagu sõitma. Et siis ma tegin oma trenni siin ära. Kuigi mulle meeldib üldse see osa ja see ei ole lihtsalt üldse nii nauditav selles jõusaalis, aga vähemalt sai tehtud. Ja ma söön nüüd oma viimase aja mingit lemmik, ma ei tea, hommikusööki, lihtsalt proofveili, maasikajogurt ja siis mingid puuviljad peal. Aga selline kolmapäev siis ja eile ma ei vlooginud ja eile oli väga selline töine päev, olingi ka kontoris ja siis läksin Lasnamäe tsentrumisse, siis ma jõudsin koju, tegime koos süüa ja siis ma veel terve õhtu tegin mingeid videosid, nii et mitte ühtegi puhkehetke ei olnud eile. Aga ei ole hullu. Vahepeal mulle tundub, et praegu on jaanuar ikka nagu full swing käima läinud, et igal rindel on nii palju teha kogu aeg. Et selles suhtes ma mõtlen, et peaks endale ikkagi hakkama plaanima mingit puhkust ja mis iganes, et praegu ma pole isegi mõelnud, millal ma see aasta puhata tahan. Aga tere hommikust teile, ma alustan tööd. No nii, we have made it, me oleme taas kord põranda peal. Ütlen ausalt, see nädal on lihtsalt kuidagi mentaalselt nii raske olnud, et ma ei tea. Mul on täiesti igasugune jõud otsas ja ma tahaks lihtsalt horisontaalselt vedeleda ja mitte midagi teha. Seda ei ole meil valikus kahjuks. Ja ma hakkan endale meiki tegema, sest ma lähen täna Anne Stiili, kui ma õigesti mäletan, Anne Stiili iluauhindadele, kuhu kutsus mind üks endine töökaaslane ja ma olen seal ise ka kunagi L'Oreali aegadel käinud, et ma nagu tean, mis üritus see on ja lihtsalt kuna me ei ole väga ammu näinud siis selle endise töökaaslasega, siis ma mõtlesin, et on tore sihuke catch-upi õhtu teha ja saan siis nagu seltsiks olla, kuna tema siis on nagu töökohaga seotult seal. Ma ei ole oma outfiti ega mitte midagi välja mõelnud, kuigi ma tean sellest üritusest juba päris tükk aega, aga lihtsalt mina ei tea, see elu kuidagi, elutempo on lihtsalt selline, et ma ei jõua sellistel asjadel isegi nagu mõelda või valmistuda kuidagi. Ma olen hullult üritanud rohkem positiivne olla viimasel ajal ja üldse ma olen tundnud tegelikult, et mingid hetked on nagu väga positiivsed ja siis mingid hetked on väga rasked ja kuidagi ma nagu ei oska mingit lahendust ka leida. Et jah, sihuke raske mindset on täna olnud ausalt öeldes. Aga jah, eks ma võib-olla kunagi räägin nagu täpsemalt, ma ei tea, oma tunnetest või nii. Ma ei oska praegu lihtsalt midagi, kuna mul ei ole mitte mingit lahendust, siis ma lihtsalt eksisteerin ja üritan võtta päev korraga. Aga see on ikkagi tore, et kolmapäev hakkab läbi saama
ja ma ootan väga jällegi nädalavahetust. ma tean, ma ei taha üldse olla see inimene, kes elab nagu nädalavahetuste nimel, aga lihtsalt neid muid päevi nagu, need lähevad lihtsalt liiga kiiresti. Et nädalavahetus on ainuke aeg, kus on nagu mingit lootust natuke puhata, et siis on mida oodata. aga jah, see üritus on sellise stiili teemaga nagu ilu nagu filmis, mis nagu on väga lahe mõte ja kõik, aga ma ei tea, ma natuke kardan, mis siit saama hakkab. aga nii veider on mõelda, et see kuu on kohe läbi, ma tean, ma ütlesin seda vist eelmises vlogis ka, aga nüüd on nagu see, et pühapäeval ongi vist 1. veebruar juba ja tavaliselt minu meelest veebruarist hakkab nagu aeg kuidagi kiiremini liikuma, sellepärast et siis ongi nagu veidike lühem kuu, juba on mingi sõbrapäev ja siis sealt hakkab järjest mingeid asju tulema. Et selles suhtes väga põnev aeg on ees ja noh, see jaanuarikuu ongi üks nagu raskemaid kuid aastas. Minu jaoks on alati see ka november, aga jaanuar on nagu omas mõttes, sest siis see kuidagi pead jälle ära harjuma sellega, et igal pool on nagu full swing of things ja noh, tõesti töö ei oota, mitte miski ei oota, et peab kogu aeg tegutsema. Ja kuigi ma ei saa öelda, et detsember oleks olnud mingi hullult rahulik kuu, siis ikkagi iseenesest nagu minu meelest vähemalt tööl oli küll rahulikum, et ma ei mäleta sellist tõmblemist detsembrikuust ja kuidagi peab jälle ümber harjuma, aga ma mäletan täiega, et eelmine aasta oli täpselt samamoodi, et lihtsalt see hakkaski mingi jaanuarist ketrama ja mul oli nagu selleks hetkeks, kui me sinna USA reisile läksime, ma olin ikka väga läbi omadega ja see oli nagu selles mõttes tuli väga õigel ajal ja see oli life changing minu jaoks, sest ma olin ikka väga kuidagi pinges ja lihtsalt selle kogu, mitte ainult töö, vaid ka muude asjade koormuse otsas ahastumas. Aga üritan kuidagi see aasta paremini, kui siiamaani see ei ole paremini õnnestunud. Jaanuar on seda tõestanud, aga ma vähemalt teadvustan endale seda ja ma üritan nagu tegeleda asjadega ja eks siis ole näha, kuidas see aasta kujuneb. ma ei tea, ma ei leidnud seda bluusi üles, mida ma tahtsin panna, mul on lihtsalt kõige parem omadus ja oskus kaotada asjad ära oma kodus ja ma lihtsalt otsin kõik kohad läbi ja seda bluusi lihtsalt ei ole. Eks ta üks hetk tuleb välja. Aga jah, ma tahtsin nagu sellest kriisist inspireerituna teha outfiti, miks mul on nahktagi kitsad teksed, sest mul mingeid selliseid läikevaid retuuse pole. Ja siis ma panin lihtsalt kontsad, et ma ei ole nagu väga pidulik, aga ma loodan, sellest pole hullu ja õnneks mina ei pea seal niikuinii mingit auhinda vastu võtma minna, et ma saan lihtsalt laua taga istuda. Aga ma olen valmis. Hakkan sõitma, on täpselt tund aega, nii et peaks ilusti jõudma. Ja vahelduseks siuksed lokid, kuna seal kriisis neil on nagu aeg tahtnud neid, ma isegi ei tea, kuidas neid lokke nimetatakse, mis tehakse hästi peenikese selle lokkitangiga, aga seda mul ei ole. Nii et that's good enough, aga lähme vedame ühe mõnusa õhtu. Ma jõudsin nüüd koju, kell on mingi 11 õhtul kohe. Ma kuidagi üldse ei mäleta, et see üritus nii kaua kestab või nagu ma ei mäletanud üldse, et see on nii pikk õhtu. Ma ei olnud üldse present selles, et mis üritus on, kuhu ma lähen. Et nagu jah, inimesed olid ikka väga üles löödud seal. Aga nagu samas ma tundsin ennast mugavalt ja arvan, kui ma oleks ise võib-olla olnud nagu selles rollis, et mingit auhinda vastu võtta, siis oleks veits teistmoodi mõelnud.
aga jah, ma ei tea, mul on kõht nii tühi, sest ega seal mingit otseselt sööki ju ei olnud ja ma ei ole terve õhtu söönud midagi korralikku. nii et nüüd on nagu kohe uneaeg ja käin lihtsalt pesus, söön oma banaaniks ära, natuke loen ja siis on uus päev, aga väga tore oli Janega catch up ida. Tõesti polnud väga ammu näinud ja nagu tore on ikkagi hoida mingit sidet vanade töökaaslastega. Ma ei tea, igatahes mul see kalendris on. Ma just hakkan vaatama. Ei ole täna mitte midagi jutustanud teiega, sest ma tulin lihtsalt hommikul kiiresti kontorisse ja hommikul oli nii kiire, et ma tahtsin võimalikult vara kontorisse jõuda, et nagu kohe pihta hakata oma asjadega. Ja nagu juba hommikul oli taevas nii selge, et sellise üliilusa päikesetõusuga sai tööle sõita ja see oli nii mõnus ja üldse terve päev on päike paistnud, ehk siis tuju on nagu mega. Ja neljapäev on kohe tehtud, me lähme praegu Teliasse kohtumisele ja siis ongi päev läbi. Et väga siuke produktiivne päev on olnud ja alati sellistel päevadel on nagu hea olla, kuigi eks homsesse mul veel väga palju ülesandeid, aga ikkagi kui sa tead, et sa annad iga päev endast nagu maksimumi, siis tegelikult see ongi see, mis loeb ja nagu rohkem ei saagi lihtsalt teha. Ja ma olen kodus. Ma pidin täna tegelikult minema tööjooksugrupiga jooksma, aga nagu sealt paljud ikkagi ütlesid täna, et nad ei saa ja kuna ma olin ise ka väljaspool kontorit kohtumisel, siis mõtlesin, ma ei hakka nagu tagasi sõitma. Ma sõitsin mingi, ma ei tea, 40 minutit koju just ja minu läbirääkimised iseendaga jõudsid sinna punkti, et ma ei lähe ikkagi jooksma. Ja see ei ole nagu selline asi, mida ma väga kergekäeliselt teen ja üldiselt ma ikkagi pean kinni oma nendest asjadest, mis mul plaanis on. Tihti küsitakse ka, et kuidas sa nagu jõuad ja kogu aeg nii vara trenni ja mis iganes. Et nagu tundub, et ma ei tea, et ma olen mingi ideaalinimene, et kogu aeg teen seda, mida ma luban, aga tegelikult täna on selline päev, et ma lihtsalt ei lähe jooksma ja see tähendab seda, et mul jääb ilmselt üks trenn sellest nädalast vahele, sest tegelikult ma oleks pidanud minema teisipäeval, aga teisipäeval oli ka nii tihe päev, et ma ei jõudnud ja siis homme on juba homse päeva trenn, laupäev on puhkepäev ja pühapäev ma lähen nii pikale jooksule. Nii et jah, ma lihtsalt mõtlesin, et kuna ma olen terve see nädal tundnud, et lihtsalt nii otsast lõpuni tegevusi on kogu aeg, et mul ei ole sellist puhkehetke nagu üldse. Ja praegu ka kell on kohe 6 õhtul juba, kui ma läheks jooksma, siis kell oleks mingi 7 kohe ja ma pean veel süüa tegema ja nii edasi. Nii et jah, ma rääkisin ennast ise välja sellest jooksmisest täna, aga ma arvan, vahepeal on see okei. Ja niikuinii ma tean, et varsti hakkab see poolmaratoni blokk siis pihta, et siis läheb niikuinii intensiivsemaks. Ja praegu on mul siuke natukene ei ole nii hull, kui midagi jääb vahele. Ja tegelikult see puhkamine on ju ka väga vajalik ja ma pean seda rohkem prioritiseerima. Ja minu jaoks see puhkus juba tähendab seda, et ma hakkan koristama, ma hakkan süüa tegema, ma hakkan videost kokku panema. Et sellist päris puhkehetke mul niikuinii ei ole. Aga jah, praegu siis sellised lood, ma hakkan varsti süüa tegema ja üritan midagi jooksvalt kuristada. Ei tea, mida ma siin teile vlogin, sest selline see ongi igapäeva nagu elu vlogimise juures, eriti minu meelest, kui praegu on see pime aeg, siis nagu mida ma teile näitan, kui ma lihtsalt teen neid igapäeva asju, aga ma loodan, et keegi ikka elab seda elu ka, et käidki tööl ja teedki õhtul süüa ja
võib-olla teed veel midagi kasulikku, aga jah, ma ei oska praegu midagi öelda. Ütlesin ka, siis ma midagi ei vloginud enam, selle toiduga läks päris kaua aega, aga see tuli nii hea. Tegin siis mingit kreemist kana orsot ja lihtsalt mega hea toit. Väga ootan, et seda täna uuesti süüa. Ja siis oligi kõik, tegin oma videosid ja magama, nii et selline see neljapäev sai. Ja täna nii mõnus, et on reede ja ma olen väga oodanud seda reedest kodukontori päeva, sest kuigi ma kolmapäeval olin ka kodus, siis see, et ma teadsin, et ma pean õhtul nagu mingile üritusele minema ja ma pidin nagu sättima ennast, et siis see kuidagi, siis ei olnud seda mõnusat cozy't tunnet nagu täna hommikul. Et käisin jooksmas, nii külm oli või nagu lihtsalt ka rõbe, et ma alguses mõtlesin, mu tulevad lihtsalt sõrmed otsast ära, sest nad olid nii jääs, kuigi mul olid kindad käes. Aga siis ikkagi, kui nagu veri hakkab ringi käima ja keha läheb soojaks, siis tegelikult hakkas ikkagi palav. Et väga mõnus oli joosta ja tegin siis täna sellise kiirema tempo lõikudega trenni. Ja keskmine tempo tuli isegi alla 7, mis minu kohta on päris hea ja äge on ennast niimoodi proovile panna, see oli muidugi väga raske ka, aga oli mõnus ja mul oli nagu täiesti lihtsalt mingi härmas, ripsmed ja kõik. Ja väga tore oli enne päikesetõusu juba õues olla. Praegu vaatan ka, et nii ilus päikesetõusu valgus on nende härmaspuude peale lihtsalt nagu tänkad, et see aasta on nii ilus talv. Et noh, tõesti isegi ei mäletanud, et talv saab nii ilus olla, et iga päev vaatad aknast välja ja mõtled, et okei, see on mõnus. Nii et ma sain oma hommikule väga hea alguse, kuigi ma olin mega unine. Me mõlemad olime mega unised ja noh, mõtlesin, kuidas ma nüüd ära jooksen, aga kõik läks hästi nagu ikka. Ja ma hommikul enne jooksu sõin mingi paar võileiba ja tatleid lihtsalt, et oleks energiat. Ja nüüd siis ma tegin omale ühe kohvi. Ja eile panin külmkappi valmis kreeka jogurti ja digestiivi küpsise. Nii et see on mu siis teine hommikusöök ja siuke valgurohkem ja toitvam. Ja mul on nii hea meel lihtsalt, et päike paistab ja kuidagi selline, ma ei tea, ikkagi natuke mingit tärkamise tunnet hakkab vaikselt tulema, kui päikest on näha ja see teeb tuju heaks. Aga täna mul on väga intensiivne tööpäev ees, sest mul on väga mitmed asjad, mida tahaks ära teha, nagu ikka, et see reedene on. Ja täna on ka digikoristuspäev, mida veab Telia ja me otsustasime ka nagu ettevõttega osa võtta. Nii et tuleb teha üks suurem puhastus oma tööarvutis ja noh, tegelikult ma võiks seda oma telefonis ja igal pool ka teha, sest mul on väga palju mõttetut stuffi alles. Et sellega tahaks tegeleda. Ja siis ma vist pean ikkagi korra käima linnas ja andma vere ära, sest mul on esmaspäeva hommikul kohe arst. Nii et selline on minu reedene päevaplaan, aga ma ei ole kindel palju ma vlogin, sest päris palju on siia vlogi sisse juba mahtunud ja ma ei taha seda liiga pikaks ajada, aga tore on teid tervitada ühel rõõmsal hommikul ja ma siin söön, hakkan tööd tegema ja näeme siis, kui näeme. Selle vlogi ikkagi praegu ära lõpetada, sellepärast et on kella mingi 8 juba. Ma tegin suht kaua tööd ja lihtsalt otsustasime chillida ja teeme varsti toidu soojaks ja vaatame mingit sarja võib-olla.